Tere, ilusat esmaspäeva. Täna valisin sulle teemaks mind viimasel ajal ümbritsevad teemad. Ma põimin need omavahel kokku ja võib-olla on need teemad ka, mis mind enim kõnetavad ja mida mina siis oma vaatenurka olen püüdnud siin inimestele aastaid edasi anda. Eks. See teema puudutab raha tegemist sellega, mis on sulle südamelähedane. Mõned nimetavad seda kireks, mõned nimetavad seda missiooniks, mõned nimetavad seda millekski muuks. Kas sellega on võimalik jõukaks saada ja laiemas pildis süsteemist? See teema on minuni jälle kuidagi jõudnud loomulikult läbi erinevate inimeste, läbi erinevate signaalide, kus ma kuulsin kõrvalt, kuidas keegi olevat vaielnud, et kas on võimalik jõukaks saada sellega, mida sulle meeldib teha ja siis teemad, et aga mis saab õpetajatest, et õpetajatel, ma ei tea, tulekustutajatel, Päästeametil, et nendel ei ole võimalik jõukaks saada ja nii edasi. Ja sellest minu mõtted siis selle ümber põimivad. Kui sa tead, oled kuulanud mind, siis sa tõenäoliselt oled kursis sellega, et mina olen seda meelt, et sul on võimalik raha luua sellega, mis on sulle südamelähedane, mis sulle meeldib teha. See ei tähenda seda, et sa pead jõukaks saama. Ja jõukusel on oma mudel, on ju. Ja üks oluline asi tegelikult üldse, millest ma tahaks väga selgust luua, mis asi on üldse see kirg või see südamelähedane asi. Sest väga palju nii maailmas kui Eestis aetakse segamini tegevus, mingisugune viis, kuidas asju teha kirega. Ja mina siin neid omavahel vägagi eristan. Kirg ei ole tegevus, kirg ei ole tennise mängimine, kirg ei ole ratsutamine, kirg ei ole õpetamine, kirg ei ole, ma ei tea, mis iganes õmblemine näiteks on ju. Kirg on midagi, mille nimel sa oled valmis läbi tule ja vee minema. See on midagi, mille eest sa seisad, kas või surmani. See on sinu, mina nimetaks seda rohkem missiooniga, see sinu südames, see sinu purpose, eesmärk, miks sa oled kogenud ja nii edasi. See on palju sügavam kui ükski tegevus, kui ükski viis, kuidas asju teha. Õpetamine, Päästeameti töötajaks olemine, see on spetsialiteet, see on viis, kuidas asju teha. See ei ole see, kuidas sa viid ellu või tähendab, see on viis, kuidas viia ellu või toetada oma kire nii-öelda siis jõustumist, on ju, aga see tegevus konkreetselt viis, kuidas asju teha, ei ole veel kirg ja see võib muutuda. Mida mina olen 10 aasta jooksul või rohkem jooksul aru saanud, on see, et kui sa ikka oled vägagi teadlik, mis on sinu purpose, mis on see eesmärk, miks sa oled ja sa tahad seda missiooni siin elus rakendada, siis see ei kao. Ma olen ise jooksnud korduvalt vastu seda seina, no äkki peaks kuskile mõelda, no ei lähe. Ja sellest ma saan teile siin küll ja veel rääkida. Aga see ei muutu, aga see viis, kuidas sa seda ellu viid, kuidas sa seda rakendad, kuidas sa seda ikkagi panustad sellesse oma kirge või missiooni, see võib muutuda, sest me areneme, me kasvame, me muutume, me tahame kogeda erinevaid asju. Et see vahe oleks väga, mis asi on kirg üldse, mis asi on see, mis sulle meeldib, mille eest sa seisad ja mis asi on tegevus iseenesest. Minu enda näite puhul, mina seisan selle eest, et on võimalik raha teha sellega, mis on sulle südamelähedane. Sul on võimalik ka sellega jõukust luua, kui sa tahad. Kui sa valid, see on väga oluline, kui sa valid olla see, kes tahab jõukaks saada, ma räägin väga jõukaks saamisest. Aga see ei pea olema tingimata see viis. Teine asi on see, et ehk siis see on see, mille eest mina seisan. See on võimalik teha. Ma olen ise käin seda ees ja samamoodi ma näen seda teiste pealt. Küll aga minul on tegevus, mis mulle väga-väga meeldib, on hobused, on ratsutamine, see on minu hobi. Ma ei pea pöörama oma hobiäriks, kas ma saaksin sellega raha teha? Saaksin küll. See on elustiil, ma võiksin teha nii-öelda siis side businessi ehk siis kõrvaläri näiteks on ju, mida ma saaksin majandada teiste abilistega koos.
see, kus minu hobune täna elab näiteks, on ju. Vot ma näen seal seda, et ta tahab tegeleda, see on tema elu, ta on valinud omale selleks, seal on mingid sügavamad põhjused, on ju. Et see ei ole lihtsalt see, et mulle meeldib ratsutada ja nüüd ma hakkan siis kas siis koolitajaks, treeneriks või hobuseid hoidma või loon ratsatalli või ratsakooli või mis iganes, on ju. Kõik need võimalused on avatud, aga seal ei ole minu süda lõpuni välja selles mõttes, et ma tahaks nüüd, see on midagi, mille eest ma no kuidas ei saa, no mis asja, on ju. Aga vot see on see erisus, on ju. Ma ei pea igat hobi, igat tegevust, mis mulle meeldib, ma ei pea seda keerama rahaks. Ma ei vali seda täna, on ju. Ma võin selle elustiili omal tulevikus luua, võib-olla, on ju, kui ma tahan rohkem selle sees olla selliselt, aga minu süda kuulub kuskile. Vot see on see, ma ei saa aru, kuidas inimesed ei saa aru ja ma teen enda poolt kõik selleks, et ma saaksin inimesi aidata sellele teele, on ju. Et seal on väga suur erinevus, mis asi on see päriselt, see kirg, see südameasi, mitte tegevus ise, on ju. Jah, üks osa sellest tänasest videost tuli sellest, et ma eelmine nädal kommenteerisin Rain Lõhmust, on ju. Kõigepealt mina olin lihtsalt sõnumitooja, mina lihtsalt rääkisin sellest mõtteviisist seal taga, kuidas jõukad mõtlevad, ehk siis jõukate mõtteviis selles kontekstis, et nad ei võta vastutust teiste reaktsioonide eest. Nemad lihtsalt teevad seda, nad loovad oma äri, nad loovad oma kunsti. Nad näevad, et see samm võiks olla õige, nad lähevad selle järgi, nad ei võta vastutust selle eest, kuidas keegi teine reageerib. Küsimus, minule tuli mitmeid kirju selle peale, kas te tahate mulle maha müüa ideed, et jõukad peaksid hoolima. Mina ei kasutanud kordagi ideed, et kas jõukad hoolivad või ei hooli. Nemad hoolivad täpselt samamoodi inimestest, on ju, aga nad hoolivad teistmoodi, kui sina arvad, et peaks hoolima. Ja kõik, kes kirjutasid, ma ei ole jõudnud kõigile vastata, aga mina küsiks siinkohal, et kas sa tahad mind veenda milleski, mis on sinu nägemus asjadest, on ju. Lihtsalt sõnumitooja, lihtsalt peegeldan sulle tagasi, eks. Et need on nagu head peeglikohad, mida siis endas vaadata, et kuidas sa reageerisid sellele eelmisele videole, kui sa seda nägid, eks. Et need on need kohad, mis tõenäoliselt takistavad sinul siis edasi liikumast. Ja seal tuligi välja, et jõukad ei hooli õpetajatest, Päästeameti töötajatest, kellel iganes, kellel ei ole sissetulekunumbrid nii suured võib-olla, et võiks olla jõukas. Vaata, kõik inimesed ei taha olla jõukad. Väga suur osa inimesi terves maailmas on seda meelt, et nad tahavad turvalisust, nad tahavad lihtsalt olla, nad ei taha olla jõukad. Siin ma võtaks jõukuse loomist, seda edukust materiaalses maailma mõttes, eks, või äri mõttes, nagu sportlase karjääri, on ju. Nagu olümpiale läheksid, sa treenid, aga sportlane, kes läheb, kes treenib olümpia jaoks, imeline film oli meie enda ju sportlasest, kus näitas, et ma panen kogu oma elu, ma olen valmis kõik ohverdama selleks, et minna seda. Vot see on see tahe, kui sa päriselt tahad jõukaks saada, on ju. See driver, see ambitsioon sinu sees, eks. Sa ei pea kõike ohverdama, selles mõttes ettevõtlus ja jõukuse loomine on hea ala, kus võib-olla ei pea kõike ohverdama, aga ma tahan, et sa saaksid aru sellest vahest, et kõik inimesed ei taha olla jõukad ja ei peagi tahtma. Meil igalühel on oma huvi, on ju. Kui sa oled siin, siis tõenäoliselt sinu jaoks mingisugune huvi ikkagi on saada paremat materiaalset elu. Kuhu maale, seda tead ainult sina. Ja võib-olla sa ei tea seda täna, vaid tead seda homme, kui sa oled jälle kasvanud mingile tasemele. Aga sul on, ma ei tea, obsessiivne huvi võib-olla selle vastu, et ma tahan kasvada, ma tahan, et mul läheks paremini, on ju. Aga kõik inimesed ei mõtle ja me ei peagi panema kõigile seda peale, et kõik peaksid mõtlema, kõik peaksid olema jõukad, on ju. Mina just mõtlen, ma väga austan õpetajaid, ma tõesti siiralt, ma vaatan oma laste õpetajaid, mis tööd nad teevad, see on imetlusväärne, on ju. Aga ma olen ka siin rääkinud seda, et töö tegemisega jõukaks ei saa. Selles võtmes, et kui sa oled mingi ala spetsialist,
siis otseselt sellega sa teenidki omale palka ja vastavalt sellele, mis see palk siis on sinu heaolu, on ju. Aga jõukuse mudel, jõukuse loomiseks selleks, et sul oleks see täielik vabadus, nii-öelda rahaline vabadus ka, on ju, rahaline, ajaline edasi. Esiteks sa pead seda valima. Väga paljud õpetajad ise valivad, sest nad tahavad õpetada. Nad on seal missiooni pärast, nende jaoks raha on võib-olla, ma ei tea, mitmejärgulisem, on ju. Aga nad teevad seda just sellepärast, et lastele anda ja see on täiesti okei, on ju. Ja siis on inimesed pahased, et miks seda ei väärtustata. Väärtustatakse küll ja väärtustavad ka väga jõukad inimesed, on ju. Aga kui sa vaatad jällegi nädalaid tagasi tehtud videod, kus ma räägin selleks, miks jõukad on sellised, nagu nad on ja miks meie töölisklass oleme sellised, nagu me oleme, on ju, on sellepärast, et kogu see süsteem, kus sai alguse, jõukas inimene lihtsalt mõtleb teisiti ja tema ja sealt, kus kunagi tuli see koolisüsteemi ja nii edasi, et seda natukene uurida ja seal need süsteemid, riiklikud süsteemid ei ole loodud selleks, et kedagi jõukaks teha. Sorry, mina olen jällegi lihtsalt sõnumitooja, on ju. See ei olegi loodud selleks ja siis meil on lihtsalt ametid seal süsteemis sees, on ju, ja me kasvame selles süsteemis ja nii edasi. Sina, kui sa siin õpid seda, siis sa tahad õppida jõukuse mudelit. Mis on jõukuse? Seda videot ma soovitan vaadata 5 sammu jõukaks saamiseni või rahalisem. Ma neid pealkirju ka täpselt enam peast ei mäleta, on ju. Aga 5 sammu ja sa leiad selle video siit minu blogist või YouTube'ist ülesse, eks. Ja seal ma räägin seda, et sa pead õppima teist asju kui oma spetsialiteeti. Ja kui sa õpid neid asju, siis võib see jõukaks saada õpetaja, siis võib jõukaks saada Päästeameti töötaja ja nii edasi. Meil on omal näiteid, kus on missioonipõhised inimesed saanud jõukaks. See on raha manageerimine, see on süsteemide loomine, see on võimenduse kasutamine ja nii edasi, on ju. Ma võin olla õpetaja, eks. Ma võin olla koolitaja, eks. See otseselt ei tee mind jõukaks. Aga kui ma suudan raha juhtida ja mul on mõtteviis, identiteet, mis toetab, ma võin luua kõrvalärisid, mis toovad mulle selle jõukuse, kõrvalsüsteeme, mis toovad mulle selle jõukuse. See ei tähenda seda, et ma ei või olla õpetaja. Küsimus on selles, kas mina kui õpetajana tahan seda luua, kas ma olen valmis tegema oma elus muutusi, et luua neid jõukuse mudeleid omale kõrvale või ei ole, on ju. Sa võid ka olla arst, sa võid olla väga heas seisus materiaalses mõttes, täpselt samamoodi sa kasutad jõukuse süsteemi, jõukuse loomise süsteemi või sa võid arstina väga kehvasti elada, võlgades elada, on ju. See ei ole see, mida sa teed otseselt, mis spetsialist sa oled, vaid kuidas sa käitud rahaga ja mida sa näed enda kontekstis, kes on see minapilt rahaga toimetamisel, eks. Ja kui ma tulen nüüd tagasi selle poole, kuidas oma missiooniga siis jõukaks saada, on ju, siis see viis võib muutuda, sul võib olla üks missioon, aga seda missiooni aitavad ellu viia 5 erinevat ärikeha näiteks, ärisüsteemi näiteks, on ju, ärikehad ise ei loo, ärisüsteemid, on ju, mis sina oled võib-olla välja töötanud. Ja üks asi, mida sa seal teed, on õpetamine näiteks. Mina ei välista, et minust kunagi õpetaja saab, on ju. Et mina ka väga hoolin seda, et millist haridust ja et miks meile räägitakse neid asju, mida mina täna olen õppinud ja millega inimesi aidanud, miks me lastele neid asju ei räägi näiteks, on ju. Kas ma pean ise seda otse tegema, ei pea, need on minu enda valikud ja need tulevad kõik sellest, mida mina tahan elus kogeda, on ju. Aga see üks ei võrdu teine, on ju, et me saame aru, mis on need osad maailmas ja oma maailmavaadetes eelkõige. Ja seda sama missiooni, mis mina siis endas kannan, on ju, seda ma saan läbi erinevate viiside ellu viia, eks. Ja kui tulla veel sinna, isegi kui ma töötan üles suuremas pildis ennast nii-öelda, on ju, et selle missiooni elluviimiseks on mul erinevad viisid, kuidas seda ellu viia.
erinevad sihtgrupid, erinevad ärisüsteemid nendele sihtgruppidele näiteks ja nii edasi, on ju. Et see on jõukus ja see on teisel tasandil mõtlemine kui lihtsalt see, et mina pean kõike tegema, eks. Et spetsialist peab tulema välja selleks, et mina pean kõike tegema. Ja see on minapildi teema. Aga nüüd, kui mina viin seda missiooni ellu ja olen sealjuures jõukas, see ei tähenda seda, et mina inimestest ei hooli, on ju, vaid mina hoolin teistmoodi, eks. Ja mina hoolin läbi selle, et ma loon struktuure, ma loon viise, kuidas, mis aitavad teistel inimestel selles vallas paremaks saada, eks. See ei tähenda seda, et ma pean kõik oma raha ära kinkima. See lõppkokkuvõttes ei aita mitte kedagi. Kui jõukas inimene kingib oma raha ära, siis see inimene, kes saab selle raha ja tal ei ole jõuka inimese mõtteviisi, siis ta kaotab selle raha ära varem või hiljem ja päris kiiresti ja ta võib olla pärast hullemas seisus. Pigem on see, et panustame ühiskonda läbi selle süsteemi, struktuuri, mida me loome. Ja pakume inimesele tööd, kes tahab tulla minu viisi töötamisse, on ju, kes ise valib, eks. Ja läbi selle maksude, väärtuse loomise ma ju panustan ka ühiskonda, eks. Et mõtleme natukene suuremalt. Me ei pea otse, kui me hakkame otse iga inimese ootusi täitma ja reageerima, siis me ei saa luua kõike seda suuremas pildis, seda väärtust, eks. Et natukene teise külje alt mõelda seda mõtteviisiliselt ja süsteemselt, eks. Ja kui sa nüüd niimoodi, ma loodan, et ei olnud väga segadust tekitav video siin juba 17 minutit, aga et mis on see päriselt kirg, et sulle selgeks veel, see on sügavam kui lihtsalt tegevus. Mis on see jõukuse mudel ja spetsialist tööga, isetegemisega kaugele väga ei jõua, on ju. Manageerimisega, jah, raha juhtimine on mäng, on ju. Et need asjad, mida me siin oleme ka videotes rääkinud ja mida mina siis oma coachingus, koolitustes edasi annan, eks. Leia oma see asi, see kannab sind ja sinna juurde sa võid luua erinevaid jõukuse struktuure ja sa võid olla spetsialist, kui sa seda valid, eks. Et üks ei välista teist, tahan ma sulle öelda ja leia endasse tähendusrikas asi, mis paneb sind liikuma läbi tule ja vee, kannatama, eks, mis paneb sind kannatama, sa mõtled, sa murrad oma, no kuidas saab, mis ma saan veel teha, on ju, et sa mõtled sinna väärtuse mudelit taha ja siis naudid ka seda teekonda, on ju. Noh, ja siis tulevad muidugi loomupärased tugevused, et sa oskad neid rakendada ja seal on ka pidev areng, eks. Elu on muutustes, elu on arengus, viisid on muutustes, aga see, mis sind kutsub, see reeglina kutsub, on ju. Nii et laske endal seda kutset, ennast sellel kutsel kanda, aga jõukuse struktuuri tuleb siin juurde õppida. Mitte kuidas paremaks spetsialistiks oma alal saada, eks, vaid mis on päriselt jõukuse mudelid ja kuidas rahaga ümber käia, mis on see rahamäng, on ju, seda tahad õppida ja siis tuleb ka see jõukus. Kui sa ka identiteediga tegeled, jah, et see identiteet kõiki neid teadmisi oskab rakendada ja vastu võtta eelkõige, et sealt tuleb see jõukus. Ja vot sellised mõtted siia juunikuu algusesse. Soovin sulle imelist jaanikuud ja kohtume uuel nädalal uute mõtetega jälle. Taaskord. Tšau, tšau.